Bitboss esitleb, Grillikaubamaja toetab. Selle aasta Grillfest toimub 10. ja 11. juunil Pärnus Vallikääru aasal. Grillitakse ja chillitakse. E-piima juustulaval esinevad Two Quick Start, Viiralt, Laine ja paljud teised. Lastele on väikse Tommi mängumaa. Oodatud on kõik. Sissepääs tasuta. Kohtumiseni Pärnus 10. ja 11. juunil Grillfestil. Selle teeme teoks. Meil on grill, meil on fest. It's for fest. Tere sõbrad! Igal aastal juunikuu teisel nädalavahetusel toimub Pärnus siinsamas Vallikääru aasal heatoidufestival Grillfest. Ja sellel aastal saame Grillfestil kokku juba õige pea 10. ja 11. juunil. Kas ka Pärnu linn Grillfestiks valmis on, saame kohe teada. Oi, tere Roomek! Tere! Rõõm näha jälle. Kuule, jalutame lihtsalt ajame juttu. Suvi varsti käes ja Grillfest on ju teadupärast selline Pärnu suve alustav suur üritus, mida ootavad tegelikult ju 10 000 eestlased ja ka väliskülalised igal aastal. Kas Pärnu linn on valmis Grillfestiks ja kas ise oled ka kohal? No loomulikult, et kes ei tea, et 10. ja 11. juunil koguneb siia Vallikääru aasale rohkesti rahvast ja mispärast siis juba traditsiooniliselt sellepärast, et head toitu nautida ja pidu pidada. Ja loomulikult on Pärnu selleks valmis, et alati me ootame seda üritust ja ei ole olnud, ma ei mäleta enam seda aastat, et kus Pärnu ei oleks valmis. Ja loomulikult on linnapea ka valmis ja kindlasti siin ka kohal. Ma tean, et Pärnu linnavõistkond on edukalt osalenud ka grillivõistlustel, et millal jälle võimalik linnapead näha grillivõistlusel ja kuidas ettevalmistused läinud? No ütleme, et viimasest korrast on mõni aasta möödas ja oleme harjutanud seda grillivormi siis parandanud, nii et see aasta võiks täiesti uuesti välja tulla. Millal endal isiklikult algab grillihooaeg ja mida kõige meelsamini oma koduaias perele pakud? No, grillihooaeg tegelikult õigel grillisõbral ei lõppegi, et sai ka enne jõulupühi grillitud. Aga see aasta kevad on tõesti olnud veidi jahedam ja nüüd ma vaatasin just, et üks kott sai grillsütt läbi, nii et üks selline kuuajaline grillihooaeg on juba kestnud täiesti. Mida sa ütled minusuguste jaoks, et miks peaks minusugune Tartu poiss näiteks tulema siia Pärnu suve alustama Grillfestile? No esiteks seepärast, et üritus iseenesest toimub fantastilises kohas suvepealinnas, nii et suvepealinnas peab iga eestimaalane kindlasti korra läbi käima suve jooksul, nii et ja see on hea võimalus ja põhjus tulla. Üks esimesi selliseid suuremaid sündmusi ka suvepealinnas alati. Teiseks maitsed ja muusika, mis siin kõlab sellel aasal, on alati mõnus feeling ja see rahvas, kes siin on selline sõbralik, tore ja pidutsev, et selles mõttes kindlasti 3 boonust, mida sa siis saad siin Vallikääru aasal kogeda ja tavaliselt on ilm ka meid soosinud, et täna me jalutame küll vihmas, aga tavaliselt on ikkagi Grillfest selline mõnus juba suvine, selline väike suitsulõhn üle aasa, nii et siin on nii palju põhjusi, et kõik ei jõua üles lugeda. Selge, ma näen, et sina lähed sinna suunas, mina pean siia minema, aga saame siis juunikuus kokku. Teeme nii, kohtumiseni. Heatoidufestival Grillfest. I love it, yeah, me see.
käes on juunikuu ning alanud on Grillfest. Enne saate vaatamist tuletan teile meelde, et Grillfest on nauding, mis tekitab sõltuvust. Kairit on Grillfesti telesaadete legendaarne saatejuht ja Kairit, sa oled seda nii palju teiste käest küsinud. Ma küsin nüüd sinu käest ka, et mida tähendab sinu jaoks Grillfest? No Grillfest on kindlasti, ütleme nii, et elustiil, sellepärast, et kui tavainimestel käib võib-olla aasta ajaarvamine selline kevadest kevadeni, jõuludest jõuludeni, siis minu jaoks on juba väga pikki aastaid ajaarvamine käinud Grillfestist Grillfestini. Milline on sinu absoluutne läbi aegade lemmikroog ja lemmikjook Grillfestil või mis üldse kõige eredamalt meelde on jäänud? Sa ei saa minu käest sellist küsimust küsida, sellepärast, et absoluutselt kõik, mis ma olen nende aastate jooksul siin maitsenud, on olnud maitseelamus ja maitse üle ei vaielda. Küll on mul siin olnud põnevaid elamusi, maitsvamaid elamusi ja kindlasti on oma lemmikud, kes on aastate jooksul, aga see on Grillfesti elu ja Grillfest pakubki seda võimalust tulla siia, kohtuda sõpradega, näha tuttavaid, luua uusi tutvusi ja leida uusi maitseelamusi ja loomulikult nautida tasuta meelelahutust. No ma ei kujuta ette, kes seda ei tahaks. Oled sa sellel aastal ka ise kohal siin maitseelamusi kogumas või hoopiski laval, sest ega Grillfesti lavalauad ka sinu jaoks võõrad ei ole? Ei ole jah, eks ole kõike tehtud ja nähtud siin, aga loomulikult olen ma kohal ja teen endiselt ka saadet. Õnneks oled sina ka nüüd siin, veelgi toredam on teha ja kui Jumal ja Auris Rätsep võimaldavad, siis olen jätkuvatel aastatel samuti. Heatoidufestival Grillfest. Grillfesti üks traditsioone on ka üleriigiline kalapüügivõistlus Kalake. Esimene võistlus peeti Türi rannas ja lauluväljakul toimunud Grillfestil juba 2008. aastal. Suure rahvaliku õngitsemisvõistluse missioon on lihtne: populariseerida jätkusuutlikku kalastussporti ja kalapüüki kui tervislikku ja toitvat vaba-aja veetmise võimalust kogu perega. Võidu õngitsema on oodatud igaüks. Auhinnad on korralikud ja võistlusel osalemine on tasuta. Lõbusa näkkamiseni Grillfestil! Heatoidufestival Grillfest. Mida sinu jaoks tähendab üks korralik Grillfest, et seda nime kuuldes, mis märksõnad sulle nagu kohe tulevad silmete? Liha, mis on suitsuahjus olnud pool päeva eelkõige ja võratult tehtud kala. Aga ikka see on niisugune söömise pidu, midagi pole teha, siin isegi pole alkoholi vaja võtta, et oleks pidu, aga just eelkõige see, et järgmine päev on söögipoh meil. Milline muusikastiil sobib kõige paremini kokku Grillfestiga? Rockabilly, siin pole kahtlus ka. Aga jumala eest, kõik mida siin lava peal tuleb, et kõik on natukese, mis rahva hulkasid meelitab, et kõik on siin väga teretulnud ja varegi, et see ainult peset seedimist ära ei rikuks, aga kõik on okei. Igal aastal peetakse Grillfestil ka Kabe simultan, mida viib läbi 24-kordne Eesti meister Arno Uutmaa. Teie ja Grillfest ja Kabe, kuidas nii? See on kuidagi välja kukkunud juba aastakümneid. Et see on kunagi, kui esimesed olid Stroomi rannas, ma alustasin sealt juba. Võiks öelda, nii on kogu aeg läinud. See on nagu teie traditsioon iga suvine? No jah. Aga mis teil seostub Grillfesti üritusega? Sellised 3 märksõna nagu, et te teate, et kui on Grillfest, siis on mis? See on Kabe. Siis on Kabe ja siis on veel... Ilus ilm on siis kindlasti. Aastakümnete ühte vihmast ilma ma mäletan. Ja palju kohalikke tuttavaid tuleb tavaliselt mängima siia. Igal aastal saabub Grillfestile väliskülalisi nii lähemalt kui ka kaugemalt ja nad ei jõua ära imestada, kui suur grilliriik see väike Eesti tegelikult on. Saame tuttavaks tuntud Ameerika grillitootja Pitboss suursaadikutega. Have you heard about that event before? To be honest, I just heard the first time last year and I saw the video of it and I was amazed that so many people come here and have so much fun together. It's fantastic. It's incredible for us because we are from France, Germany and Belgium and it's a little bit different from your home country. It is different, but anyway, the goal of barbecue is that we try to put people together. Yes.
and it's everywhere the same, anywhere in the world. That's it. We are a big family, and it's like a family reunion. Even you don't know each other, but you know you're doing the same, and you do it just a different way. And that's the amazing thing about barbecue. It doesn't matter which race you are one. So Pärnu and Grillfest will stay in your heart forever from now on. 100%. And you? Of course, and I'll be back next year already. Yeah, sure. That's cool. And one last thing, do you have one secret how to make meat really good, like chicken wings? How I should make them so they would be perfect? If I tell you, I have to kill you then. Oh, yeah. No. Chicken wings are really easy to do. You have to cook them on low temperature, maybe 120 Celsius degrees, with some spices, a good wood to get a good smoke flavor. And then for the 10 last minute, you grill it on hot temperature, very hot. So the skin is crispy and the inside is moist and juicy. That's the secret. Grillfestiga muidugi eelkõige meenub hea toit, maitsev toit ja Grillfestiga seoses meenub veel traditsioon kui selline, et seda asja edasi lükatakse ja veetakse, mis on ka iseenesest väga teretulnud ja muidugi mulle meenuvad enda esinemised. Laules nüüd su südant võita või, las mina proovin siis ka. Kui see meie jaoks on õige nüüd, las mina proovin siis. Igal aastal toimub Grillfest juunikuu teisel nädalavahetusel ning sel aastal ootab Grillfest teid siia Vallikääru aasale juba 10. ja 11. juunil. Kohtume pärast pisikest pausi. Bitboss esitleb, Grillikaubamaja toetab. Selle aasta Grillfest toimub 10. ja 11. juunil Pärnus Vallikääru aasal. Grillitakse ja chillitakse. E-piima juustulaval esinevad Two Quick Start, Viiralt, Laine ja paljud teised. Lastele on väikse Tommi mängumaa. Oodatud on kõik. Sissepääs tasuta. Kohtumiseni Pärnus 10. ja 11. juunil Grillfestil. Bitboss esitleb, Grillikaubamaja toetab. Selle aasta Grillfest toimub 10. ja 11. juunil Pärnus Vallikääru aasal. Grillitakse ja chillitakse. E-piima juustulaval esinevad Two Quick Start, Viiralt, Laine ja paljud teised. Lastele on väikse Tommi mängumaa. Oodatud on kõik. Sissepääs tasuta. Kohtumiseni Pärnus 10. ja 11. juunil Grillfestil. Toidufestival Grillfest. Sellel aastal õpetavad külastajaid Grillfesti Grilliakadeemias Pärnumaa Kutsehariduskeskuse tippkokad Erki ja Sergei. Mehed, mis on kõige olulisem grillinipp, ilma milleta maitsvat rooga ei sünni? No, ma arvan, et loovust on seal vaja. Kindlasti armastus toidu vastu.
ja siis tuleb loota ainult õnne peale, sellepärast et meie praktika näitab, et alati ei lähe nii nagu tahad või sa nagu püüad hästi, kõik tundub okei, aga ikkagi läheb nagu teistmoodi. Toorainest oleneb hästi palju. Ma arvan, et Sergei enamasti vastas ära, et ma ise oleks valinud ka nii-öelda kvaliteetse tooraine, mis on nagu kõige olulisem, et millest nagu nii-öelda kokandus pihta hakkab, et ega see vanasõna ütleb, et sellest kehvast asjast sai enam ei tehta, et sellest tänasel päeval asja ei saa, et kui tooraine juba algus on, vundament on kehv, ega sinna peale head maja ei ehita. Sergei, sina oled oma kutsehariduskeskuse võistkonnaga ju mitmeid kordi osalenud ka Grillfesti võistlusel ja milline on nüüd kõige meeldejäävam roog, mille sinu õpilased ise on välja mõelnud? Seda on väga raske öelda, mis roog. Me oleme ju päris mitmeid aastaid seal osalenud. Ma arvan, kõige parem aasta oli 2011, siis kui me olime Eesti kõige paremad noorgrillijad, mis tollel aastal tehti ja vastase võlgu. Aga me oleme teinud kõike põhimõtteliselt läbi grillinud. Peale kõiki lihasid oli üks desserdi selline voor oli ja me tegime maasikapeenra tegime. Et oligi see nägi välja nagu maasikapeenar, aga see oli dessert. Ja see üllatas väga, ütleme, žüriid ja sealt tulid nagu head punktid. Aga väga palju nippe ei taha nagu välja käia, sellepärast meil on ju tulemas võistlus, et jätame enda teada. Erki veel ei ole Grillfesti võistlusel osalenud, aga kui nüüd see päev peaks kunagi koitma, siis milline võiks olla sinu fantaasiaroog võistlusel, mis võiks medalit koju tuua? See on niisugune päris raske küsimus, et eks ma selle peale natukene mõelnud olen, et ma arvan, et niisugune klassikalises võtmes üleküpsetatud jäätis, aga seda näiteks grilli peal teha ja näiteks serveerida teda nii-öelda põlevatel või kuumadel sütel, või niisugune suitsutatud jäätis nagu siis peseekatte all. Ma arvan, et midagi taolist ta võiks olla, et see on niisugune nii-öelda, kuidas öelda, toor mõte, millest siis tasuks aretama midagi hakata, et midagi sellist ma teeksin, ma arvan. Ja kuna spetsialistid praegu siin käe ulatuses, et siis küsin kohe nipiga ära, et millest tuleb kõige parem šašlõkk? On see lambaliha ikka või ka sealiha? Ma ise eelistaksin sealiha, ma arvan, et Eesti inimene ka eelistaks pigem sealiha. Kui niisugune Armeenia rahvas kindlasti vaidleks meile vastu, ütleks, et ilma lambalihata ei ole see mingi šašlõkk nagu. Et ma arvan, et see oleneb ka inimesest, aga ma ise eelistaksin kindlasti sealiha. Kas lambaga jääb lamba maitse juurde või? Villa maitse. Näiteks mulle meeldib lambašašlõkk kindlasti, et suvel näiteks ja grillfestil aegade ma olen käinud vaatamas, et mina eelistan lambašašlõkki ja lambal peab olema lamba maitse. Muidu sa võid mulle anda ükstapuha mida ja öelda, et see on lammas. Hea toidufestival Grillfest. Eesti Grilliliidu aasta auhinnad. Eesti Grilligala. Eesti Grilliliit ja Selver annavad igal Grillfestil toimuval Eesti Grilligalal üle auhinnad aasta maitsvaimatele ja ka müüginumbritelt edukaimatele grillitoodetele. Nii saavad pärjatud aasta šašlõkk, marinaadis ribi, marinaadis liha, toorvorst, grillvorst, verivorst ja kaste. Eesti Grilliliit annab igal aastal eraldi auhinna ka pedagoogile, kes ametikoolis noortele toiduvalmistamist ja grillimist õpetab. Eesti Grilliliit tänab kõiki toidutootjaid ja grilliarendajaid. Hea toidufestival Grillfest. Muuseas, ma kuulsin sellist lugu, et kui pantrid esinevad vihmaga ja meik laiali läheb, siis nad paluvad ennast välja kuulutada kui showtrupp Pandad. No, te olete Grillfesti üritusel, mitte esimest korda, on ju? Ja kas vastab tõele, et Auris Rätsep oli teil on selline diil, et nii kaua kui tema elab, pantrid esinevad Grillfestil, kes vastab? On see tõsi? See on väga tõsi. Me armastame Aurist ja Grillfesti. Et hirmu ei tekita, ta võib päris kaua elada. Meie ka. Pantrid elavad igavesti. Hea
Heatoidufestival Grillfest. Mitä menee? Joo, kaikki ihan hyvin. Täällä Pärnussa on mahtava grillfesti. Mä tykkään niinku se grillfestistä niin paljon ja mä tykkään Virosta ja tykkään Viron naisista niin paljon, että se elämän life. Ole hea, ütle mulle, millest sa mõtled enne, kui sa sööma hakkad? No ei, no tietenkin, että pillu on se, mitä aina pitää mietitä. Ei mitään muuta. Se on näin. Kui tihti sa sööd päevas? No ei se ole tärkeä. Tärkeää on, että olisi olutta ja kun sinne tulee lisää viinaa ja sitten grilli ja ei tarvitse kovin paljon syödä. Kas vastab tõele, et sul on Pärnus oma pruut ka? Tüdrukystävä? Joo, ei kun mulla on näitä 3, või siis monta sä luulisit? Tai ketä? Joo, ei kun 3 on, joo, 3, mun mielestä. Heatoidufestival Grillfest. Ilus ja terve on olla popp. Sööge tervislikult ja liikuge, siis olete terve, ilus ja õnnelik igas vanuses. See on igal aastal Grillfestil toimuva bikiini ja rannafitnessi show-konkursi sõnum. Erinevates esitlusvoorudes on laval nii mehed kui naised, keda kõik ühendab kirg terve keha ja vaimu demonstreerimisel fitnessi kui ühe populaarseima spordiala tutvustamise eesmärgil. Hea Grillfesti publik, olge teadlikud, et fitnessiga ei ole kunagi liiga hilja alustada ja kes ei ole Grillfestil laval, see on lava ees. Heatoidufestival Grillfest. Saame kokku selle aasta 10. ja 11. juunil Pärnus Vallikääru aasal, kus toimub Heatoidufestival Grillfest. Kohtumiseni! Pitboss esitleb, Grillikaubamaja toetab. Selle aasta Grillfest toimub 10. ja 11. juunil Pärnus Vallikääru aasal. Grillitakse ja chillitakse. E-piima juustulaval esinevad Two Quick Start, Viiralt, Laine ja paljud teised. Lastele on väikse Tommi mängumaa. Oodatud on kõik. Sissepääs tasuta. Kohtumiseni Pärnus 10. ja 11. juunil Grillfestil.